sul tehakse häid jooke? Pole paha, pole paha. Kasutusalad. Loomaliha, kana, kala, mereannid. Salat, riis, kartul, friikartul, hotdog, hamburger, taco. Aga jook? Ei ole jook, okei. Peaaegu, aga siiski. Nagu päikseloojang oleks. Tegelikult ma olen lõkke ääres. Väiksed lõkkemõtted. Paus looduses paneb alati millegi üle mõtlema. Ja siis just mõtlesingi, et millest jagada. Et täna ma just põhjalikult mõtlesin enda armukadeduse ja või pigem selle puudumise peale. Seda ma olen erinevatel tasemetel kogenud, aga see on nagu midagi, millest ma olen päris palju mõelnud. Et nagu kuidas mina seda näen, enam järgmine. Kui ma tegelen näitlemisega, siis kõikvõimalikud paarid, perekonnad ja kõik sellised suhted, mida ekraanidelt on näha, need ei ole päris. Need on kokku pandud. Näiteks ma olen ise mänginud perekonda ja siis selle perekonna paneb kokku režissöör. Näiteks suvaline mees, suvaline naine ja suvaline laps pannakse, kes on, nad ei ole suvalised. Nad on erinevatest näitlejatest kokku valitud. Siis antud filmiteose tegija poolt. Ma olen ise seda rakendanud ja siis ma olen ise olnud osaline selles erineval viisil ja vormil. Et näiteks see on nagu minu mingi tööosa põhimõtteliselt. Ja siis mulle isiklikult käiks küllaltki närvidele, kui keegi oleks näiteks minu kaaslane, oleks minu peale armukade näiteks minu töö pärast. Minu jaoks on see arusaamatu. Et muidugi, kui mu kaaslane oleks teine näitleja, siis tema jaoks oleks see samuti loomulik nagu minu jaoks. Et iseenesest nagu ma olen ka suhteliselt laia suhtlusringkonnaga ja ma suhtlen hästi paljude inimestega. Ja minu jaoks on loomulik, et ka suhtes inimesed nagu suhtlevad kellega iganes. Et eriti veel, kuna ma olen nagu ka küllaltki avalik, siis minu jaoks on suhtlemine nagu loomulik tegevus, et kui selles peale olla armukade, et ma suhtlen kellegi teisega, siis ma ei tea, minu jaoks on see mõistetamatu täiesti. Et minu jaoks on loomulik, et mu kaaslane suhtleb kõikide teiste inimestega ka. Et see ei ole nagu
minu jaoks mingi asi, et ma nagu isegi ei kannata sellist asja, kui keegi hakkab minu nagu suhtlusvabadust või mingil määral nagu piirama, nagu mis asja. See ei lähe mitte. Et muidugi no teise näitleja jaoks on see täiesti loomulikult arusaadav, et see ei ole mingi küsimus, et aga aeg-ajalt seda on nagu üsna tüütu kellelegi seletada, et ausalt öeldes ma ei tunne puudust tüütust kaaslasest. Kaaslane peaks olema lahe, mitte tüütu. Et suhe peaks olema ka lahe, mitte tüütu. Nagu kui suhe on lihtsalt mingi mõttetu lisakohustus ja mingi orjus, siis on targem see lõpetada. Kaaslane peaks olema nagu elu täiendus, lisaväärtus. Muidugi, et selleks töötaks, siis selleks peaks ka kindlasti nagu olema mingisugune mõistmine ja asja arendus, et asja edasi viia. Et ise ei lähe midagi edasi. Kõik läheb ainult mingisuguse edasi tegemise, edasi arendamise ja töö tulemusena edasi. Nagu